Head kolleegid, üliõpilased, sõbrad ja tuttavad. Tänavune maikuu on Tallinna Ülikooli jaoks natukene eriline. Eriline sellepärast, et lahkub üks rektor ja üks rektoraat ja tuleb asemele uus rektor ja uus rektoraat. On just õige aeg teha väikene tagasipilk möödunud 5 aastale ja selleks olen ma palunud siia praeguse Tallinna Ülikooli rektori professor Tõnu Viigi. Tere! Tere! Tõnu, kui sa 2021. aastal rektori ametisse asusid, siis seadsid sa 3 fookust. Esiteks teadmussiire, teiseks 21. sajandi õpe ja kolmandaks tark organisatsioon. Nüüd 5 aasta möödudes, kuidas sa arvad, kuidas sul nende fookuste hoidmine õnnestus? No ausalt öeldes nende fookuste hoidmisega läks mul küll päris kehvasti. Et peaaegu, ükski nendest teemadest ikkagi otseselt minu laual ei olnudki, küll aga nad olid minu meeskonna fookuses, aga olukorra sõlteliselt läks nii, et kui sa mäletad seda meie seisu 21. ja 22. aastal, koroona just möllas, siis tuli energiakriis peale, Ukraina sõda, siis meie olukord oli ikkagi päris raske ja sellest lähtuvalt ja poliitilisest olukorrast ja võimalustest lähtuvalt ma keskendusin tegelikult hoopis ülikooli majanduslikule jätkusuutlikkusele. Ja see on olnud sellise keskse töölõiguna minu laual siiamaani. Aga see oli selline olukorra sõlteline asi, et lihtsalt sellel hetkel oli seda kõige rohkem vaja ja mulle tundus ka, et rektorite nõukogu näol on olemas punt inimesi, kes on valmis seda poliitikasse minema ja seda ellu viima. Aga kui sa nüüd mõtled tagasi oma 5 aastale rektori ametis, et mis sinu jaoks oli võib-olla selline kõige keerulisem juhtimisülesanne, mida sa pidid täitma? No kõige keerulisem ja raskem, mida iga juht peab tegema või mis on igale juhile kindlasti kõige keerulisem ja raskem on ikkagi, kui peab midagi kokku tõmbama, kedagi koondama, midagi vähem tegema. Need on need kõige valusamad otsused, sest nad puudutavad su inimesi valusalt ja see on sul endal ka valus, selge see. Ja nüüd nii-öelda tagasi vaadates, et kindlasti kui sa tulid ülikooli juhtima, oli sul oma ettekujutus, oma kindel visioon, kuidas sellist organisatsiooni nagu ülikool üleüldse juhtida. Nüüd kui sa tagasi vaatad, et kuidas see tundub, et kuidas selle ülikooli juhtimisega on? Kas said sa samamoodi juhitud, nagu sa arvasid, või on see ikkagi midagi hoopis tuli teistmoodi välja? No ega ma ju väljastpoolt ülikooli ei tulnud ja tundsin ülikooli päris hästi. Võib-olla mida ma ei tajunud täpselt oli see, millisel määral me oleme ikkagi selline demokraatlikult isejuhtiv organisatsioon, et kui me mõtleme Tallinna Ülikooli kõiki juhtimisstruktuure, nõukogu, rektor, senat, siis kas pooled või enamus või kõik nendest on valitud ju ülikooli töötajate poolt. Nii et see otsedemokraatia, esindusdemokraatia element on meil siin väga tugev ja see annab ka ette selle, mida juht saab teha. Et ega ülikoolis me ei kujuta ette juhti, kes nagu käskudega endale teed rajab ja ülesandeid ellu viib. Et see, mida mina olen suuresti teinud, on ikkagi veenmine ja mulle tundub, et ülikooli juhitaksegi veenmise kaudu. Meil on otsustuskogud, kus tuleb rääkida ja inimesed ära veenda ning ülikoolis on seda ikkagi võrratult parem teha kui näiteks mujal poliitikas, kus inimeste enda poole saamiseks tuleb põhiliselt tegeleda nende emotsioonide juhtimisega, aga ülikoolis on ka seda vaja teha natuke, aga siiski argumendid loevad meie inimeste jaoks ja see on, ma arvan, meie juhi töö osas niisugune tänuväärne külg, et argumentidega on võimalik inimesi veenda ja kui ma nüüd senati töö peale tagasi mõtlen, siis mulle tundub küll, et me oleme mõistlikke otsuseid võtnud vastu ka raskeid. Ja lõpuks nende vajadustest aru saanud ja üksteist siis ära veennud. Kui sa nii-öelda kandideerisid rektoriks,
siis sa ütlesid ka, et sinu jaoks olulisem on selline avatum juhtimine ja ka kaasavam juhtimine. Et kui sa nüüd vaatad tagasi sellele 5 aastale, et kuidas sinu arvates see kaasamine õnnestus ja kuidas üleüldse siis selle kaasamisega on, et kas on nii, et kuskil on nagu selline optimaalne kaasamine või on ikkagi, et mida rohkem, seda parem? Ei, nii vist ei ole, et mida rohkem, seda parem, et kui me kõik jätaksime oma töö sinna paika ja kõik tegeleksime kogu ajaga juhtimisega, siis see oleks maksimaalne kaasamine, eks ole, aga sinna ei ole mõistlik minna. Me juhime ülikooli ikkagi selleks, et ülikooli töötajad saaksid ellu viia oma akadeemilisi tegevusi. Mida mulle tundub, et juht saab teha, on siis, ma ise mõtlesin sellest niisuguse termini abil nagu juhtimise avamine ja viisin sisse rubriigi olukorrast ülikoolis meie senatisse, kus siis me rääkisime läbi poliitilised olukorrad siis väljaspool ülikooli, aga iga kord ka selgitasime, miks me oleme üldse suunda võtmas mingisuguste muudatuste läbiviimiseks, mis need argumendid selle kasuks on, miks mitte ja vähemalt sellise võimaluse kaasatuseks hoidsin lahti. Nüüd tean küll väga hästi, et meie tagasiside küsitlusi lugedes väga paljud ei haara sellest võimalusest kinni ja tahaksid olla kaasatud nii, et nad ei peaks jälgima seda rubriiki ja siis on küsimus sellest, et millised need kaasamise viisid ja formaadid veel on. Aga noh, ütle siinkohal ise, et kas selline rubriik senatis jääb alles, kas see kanal jääb töötama, oled sa mõelnud mingisuguste uute ja paremate peale? See optimeerimise ülesanne siin on, jah. Ja, et seekord vist küll mina intervjueerin sind, et võib-olla mõne aja pärast tuleb teistpidi, aga mulle tõepoolest ka väga meeldib see olukorrast ülikoolis formaat ja ma arvan, et see tasus ennast ära, et ma kindlasti selle formaadiga jätkan mõned väikeste nüanssidega, aga minu arust see on väga hea formaat just nimelt ka sellepärast, et kõik ikkagi need, kes on huvitatud, et mis olukorras ülikool on, kuidas ülikooli läheb, nad saavad seda ka igal ajal siis endal sobival ajal järele vaadata. Et see on probleem, millele ma siin ei suutnud vastata või see formaat, millele ei suutnud reageerida, on see, et aga kui ma ei leia aega või motivatsiooni jälgida seda, mis seal toimub, et kuidas ma siis ikkagi tean, mis ülikoolis juhtub. Ja see mul nüüd lahendamata. See vist on ka üsna keeruline lahendada. Aga veel, kui tagasi tulla sellise juhtimise juurde, siis juhil on ju sellised enda poolt sõnastatud ja välja mõeldud väga suured strateegilised eesmärgid, mida ta saavutada soovib, on ka sellised strateegilised suured otsused, aga samal ajal juhil tuleb samaaegselt tegeleda ka väga paljude nii-öelda väikeste praktiliste asjadega, mis just nagu tulevad aknast ja uksest sisse ja just nagu ilma neid ületamata ei jõua nende strateegiliste otsusteni, et kuidas sina suutsid tasakaalu leida või kuidas sa tulid toime siis seda väga erilaadi juhtimisülesannetega? No ei suutnudki, aga see ongi vist iga juhi ikkagi üks põhilisi raskusi tema töös, et ta võitleb kõikvõimalike ideede, soovide, pretensioonide, värkidega, mis nagu otsivad teed tema lauale. Kõik tahaksid, et rektor tema asjaga tegeleks, tema asjaga kursis oleks, seda probleemi lahendaks ja need ettepanekud, mis igalt poolt tulevad, ma leian, et on sageli väga head. Ühesõnaga tõesti seda kõike võiks teha. Ja nüüd juhtimise paradoks seisneb selles, et sa paraku võitled kõige selle sissetulevate pretendentide vastu sinu töölauale selleks, et millelegi keskenduda. Et ma sellest sain küll juba üsna peatselt aru, et kohe, kui ma ütlen, et mina võtan juhtida seal 6 ja 7 protsessi, siis ma ei juhi neist tegelikult üldse. Selleks, et olla edukas, sa pead piirama enda juhitud protsesside arvu, ma ei tea, 2 või 3, mis tähendab, et sa suure osa oma päevast kulutad kas siis ei ütlemisele, et sellega me veel ei tegele, praegu ei tegele, või siis delegeerimisega. Sa otsid inimese, kes tegeleks nende tõstatatud küsimustega, aga see on üks hästi suur vastuolu juhtimises, jah.
jah, et noh, tõenäoliselt kui mõelda mingisuguse sellise suure organisatsiooni juhtimise peale, nagu seda on Tallinna Ülikool, siis kindlasti võib rahul olla ka sellega, et me oleme juba tänasesse päeva jõudnud, et see 5 aastat on nii-öelda hästi ja edukalt üle elatud. Aga kui nüüd mõtled nagu sellises tuleviku perspektiivis, et mis sellise sinu rektoraadi otsustest või sellistest tegemistest, et mis on võib-olla üks selline või mõned sellised, mida sina näed, et need mõjutavad ikkagi Tallinna Ülikooli või on muutnud Tallinna Ülikooli ka sellises pikas perspektiivis? No kui tuleks selle peaülesande juurde korraks, siis ma arvan, et meie majanduslik seis praegu on ikkagi väga oluliselt parem kui 2021. aastal ja mulle tundub, et ka lähitulevikus jääb see nii olema, sellised kokkulepped oleme me poliitiliselt saavutanud. Nii et majanduslik jätkusuutlikkus on asi, mis ikkagi praegu mingiks ajaks kindlasti jääb püsima ja kui me ise targalt käitume, siis jääbki püsima. Mulle tundub veel, et on mingisugused asjad, mida on päris raske tagasi pöörata ja see on ka hea. Näiteks me oleme suutnud nüüd töötajate palkasid tõsta. Ma loodan, et keegi ei pea kunagi siin hakkama palkade vähendamisega tegelema, mistõttu see jääb püsima ja siit annab ainult kasvada. Ja muidugi ma loodan ikkagi väga seda ka, et see teadmussiirde väärtustamine ja tähtsustamine ja arendamine ja veel 21. sajandi ootustele vastava õppe kujundamine on ikkagi protsessid, mis ei peatu, vaid lähevad edasi. Ükskõik, mis need rektori kõige tähtsamad fookused siis on, aga et need tegevus nendega ei katkeks. Kui nüüd vastupidi mõelda, et mis võib-olla selle 5 aasta jooksul olid sellised asjad, mida oleks tahtnud veel teha, aga me ei jõudnud või ei olnud ka mingitel objektiivsetel põhjustel võimalik neid ellu viia? No peaaegu kõiki asju oleks tahtnud teha rohkem ja veel ja see nimekiri, milleni üldse ei jõudnud, on ka ikkagi vist päris pikk, aga nendest, milleni eriti ei jõudnud võib-olla siis tooks võib-olla välja selle, et meil käis tükk aega koos Tallinna Ülikooli mainekujunduse mõttekoda, kus me minu arvates jõudsime päris kaugele selle olukorra analüüsimisega, et kuidas ülikooli mainega on, mis seda parandaks. Saime üsna peatselt aru, et meie maine kujundamiseks on vaja, et hästi paljud ülikooli inimesed käituksid Tallinna Ülikooli saadikutena, kus iganes nad sõna võtaksid, et nad üldse peaksid oluliseks ühiskonnas sõna võtta ja et seda tehes nad veel käituksid Tallinna Ülikooli saadikutena ka, et me ei õnnestu selle ülesandega, kui me mõtleme, et seda teeb Tukko ja rektor ainult. Aga et teoreetiliselt saime selgeks, mida on vaja teha ja nagu sa tead, siis väga paljud meie inimesed niisugust tööd ju teevad ka, aga et kas nüüd tõesti selle 5 aastaga õnnestus see palju laiapindsemaks viia, ma ei ole üldse kindel või veel meenub sellistest asjadest, millega kaugele või mitte kaugele jõudnud, vaid üldse edasi ei saanud. Oli 2 asja, mis puudutas ülikoolis töötamise motivatsiooni ja heaolu seal ja üks on meil alati olnud palk ja teine on olnud töökoormus. Palgaga liikusime edasi, aga mulle tundub, et töökoormuse vähendamisega ei liikunud ikkagi, et pigem oleme leiutanud ülesandeid juurde ja me ei ole suutnud siin läbi raiuda seda sõlme, et kuidas lahendada olukord niimoodi, et ma tahan, et minu õppetöökoormus väheneks, samal ajal minu õppekavas oleks rohkem aineid kui täna ja et keegi nad ära õpetaks niimoodi, et meie palgad ei langeks, et meil ei oleks vaja väga palju rohkem inimesi tööle juurde võtta, et me nagu seda pundart ei raiunud lahti. Selles jätad siis nii järgmisele rektoraadile lahti raiuda. Saate tegutseda ja läbi mõtestada selle, jah. Aga kui sa nüüd mõtled enda peale, et 5 aastat on ikkagi selline päris pikk aeg ja ka see roll, mida sa täitsid, et see sinu jaoks oli ju uus roll,
esimesed 5 aastat rektorina, et mida sina ise selle 5 aasta jooksul õppisid või ka enda kohta teada said, mida sa ennem ei teadnud? No siin võib küll vist öelda, kui me üliõpilaste kontekstis räägime sageli, et me tahaksime, et õppimine Tallinna Ülikoolis oleks selline elumuutev kogemus, siis töö Tallinna Ülikooli rektorina võin küll öelda, on selline elumuutev õpikogemus. Alates siis sellest, et kuidas manageerida niisugust tööülesannete tulvamist nagu kunagi ei lõppe, et kuidas elada olukorras, kus su päev kunagi ära ei lõppe ja päike kunagi looja ei lähe. 5 aastat nüüd siis alates sinu jaoks. Ja teised on võib-olla aimatavamad asjad, et kui sina oled ikkagi kuidas elada, ma vist sõnastaksin nii, et kuidas elada sellise vastuoluga, kus 1000 inimest sinu ümber võib tulla sinuga rääkima sellest, et oot, aga ma tahaks seda asja nüüd niimoodi saada või arendada või teha ja sina ei saa talle vastata mitte sellega, et aga mina tahan niimoodi, vaid sinu peas hakkab kogu aeg käima see kantiaanlik küsimus, et aga millistele ühishuvidele vastavatele reeglitele me saaksime hakata tegema nii, nagu sina siin praegu tahaksid, et me teeksime, et sa oled selles mõttes nagu teises olukorras ja selle teistsugususe või vastuolulisusega peab ka suutma kogu aeg siis elada. Nii, aga kui nüüd mõelda tagasi, kui sa alustasid, et mida sina ütleksid sellele Tõnu Viigile, kes 5 aastat tagasi ametiketti kaela sai? Võib-olla siis seda, et ma vähem kardaksin konflikti igat sorti grupikuuluvusest tulenevate tunnetega, et ikkagi seda positsiooni vastu võttes sa juba võtad vastu positsiooni, kus sa ei saa kõigile meeldida ja võib-olla sellega siis leppimine, et sa ei tõesta kunagi kõigile ära, me rääkisime siin enne sellest paradoksist, et me ei saa kõiki inimesi tuua juhtimise juurde nii, et nad jätaksid oma töö tegemata ja mõtestaksid neid juhtimisülesandeid. Kui me tooksime, siis mulle tundub vähemalt, nad mõistaksid, miks me teeme asju nii, nagu me teeme, aga kuna neil on selleks oluliselt vähem aega ikkagi ja peabki olema neil selleks vähem aega, sest nende aega on vaja millekski muuks, siis sa jääd tegutsema olukorras, kus selliseid keerulisemaid tehteid juhtimises ei mõistetagi. Ikka sellesama asja tõttu, et pole aega süveneda selle ülesande sisusse. Ja võt selle julgemini sellega nagu toimetulekut või ma vist algul kujutasin ette, et me enne ei astu ühtegi sammu, kui kõik on paadis ja nõus astuma sama jalga. Missugust nõu annaksid sa uuele rektorile? Sarnaselt vist ütleks ka, et võib-olla meelekindlust fookuse hoidmisel, et erinevatel põhjustel ja psühholoogiliselt väga arusaadavatel põhjustel on ikkagi kogu aeg oled nüüd sina ka selles olukorras, kus sa tahaksid igasuguseid impulsse initsiatiivi sisse võtta, öelda, et jah, teeme veel seda ka ja see on ka veel tore mõte ja ma veel sellega tegelen ja nii nagu sina ütled veel ka. Aga meelekindlust selles, et sa kas leiad nendele asjadele tegija või siis ise ikkagi ei tee selleks, et keskenduda asjadele, mida on kõige rohkem vaja. Sest vaata, rektoriks kandideerimise žanr ja juhtimise žanr on 2 täitsa eri asja. Et kandideerimise žanr eeldab küll seda, et rektor räägib, kuidas ta igat ette pandud asja teeb. Ja ta peabki nii kandideerimise loogikast lähtudes niimoodi tegema. Ta peab hindama kõiki initsiatiive positiivseks, aga juhina ta nüüd paraku peab ära ütlema isegi headele initsiatiividele selleks, et midagigi korda saata. Suur tänu, Tõnu, sulle selle vestluse eest ja eriti suur tänu sulle selle panuse eest, mis sa Tallinna Ülikoolile viimase 5 aasta jooksul oled andnud. Ja suur tänu kõigile kuulamast, vaatamast.